laupäeva hommikut. Uus laupäev, uus loog. Nagu siit juures olevalt pildilt näha võib, siis ma pakin. Käisin hommikul trennis ära. Jube hea trenn oli kuidagi täna, ma ei tea, juba eile tahtsin minna, eile oli püha, nii et eile ei saanud, eile oli kinni gym. Aga eile olid ka täiskuu öösel. Ma olen tegelikult täiega magamata, kuna ma ei saa üldse magada täiskuuga. Kunagi ei ole saanud. Nii et Tobi tahab minu eest pakkida. Ühesõnaga, trenn oli jube hea. Praegu on kell 1:30. Kell 15:50 umbes kell 16. Ma pean startima Maxamini show'le, mis hakkab kell 5 Christmas Theatre'is Galatsis. Ma sõidan sinna mingi, ma ei tea, 35 minutit, aga ma tahan minna väga varuga, sest et parkimine seal võib olla suht complicated. Ja nad mõlemad show'd on nagu täiesti sold out, nii et mu esimene eelistus oleks olnud minna ta kella 9 selle show'le, kuna see oleks lõppek kell 11, ma oleks koju jõudnud 12 ja siis läinud sisuliselt, võtnud asjad ja läinud põhimõtteliselt kohe lennujaama, aga õhtune show oli juba välja müüdud, kui mina pileteid ostsin, nii et seda kahjuks ei saanud. Aga nüüd ongi mu goal kõik enne kokku pakkida ja siis, kui ma sealt tulen, siis loodetavasti ma jõuan seal mingi 8 umbes koju, nii et siis ma äkki fingers crossed saan natukene magada. Ideaalis ma võiks, ma ei tea, kella 9-st kella 1-ni või 1:30 saada magada, aga kas ma ka päriselt magama jään, we'll see. Ma igatahes täna Red Bulli ei ava, nii et võt. Aga ma ei tea, hüve pakkimist mulle ja siis räägime hiljem. Hello. Ma olen jõudnud Christmas Theatre'isse. Ujun siin vaikselt parkimiskohtade suunas ja ma olen nii excited, nagu ma ei suuda lihtsalt oma excitement'i varjata, nagu kui excited ma olen, et seda show'd näha. See on I'm crazy excited nagu. Nii cool. Viimati siin Christmas Theatre'is ma käisin eelmise aasta sügisel. Käisin, vist oli, oktoobri lõpus käisin oma teemaga Metallica orkestras, nagu Metallica coverbändi kontserdil. Ja siis novembri alguses käisin sõbrantsiga Catsi muusikali vaatamas. Nii et äge, ma olen nii excited! Athens, how you feeling tonight? Again, my name is King Sam. The one, the only Maxamini! Make some noise! Wow. Look, she's getting turned on. Mahmoud is getting a hold of Mahmoud! Mahmoud, she's not interested in your pyramid. This is good. Come on, Greece, let's have a good fucking time. This is fun. I really love this. We came here tonight to have... Okei, värskelt out of Maxamini show ja mul lihtsalt duši, kuigi see on veekindel. Issand jumal, see on nii ära nutetud naerdud, et see oli nii hea. Reaalselt ma muutsin oma lennupileteid veel, et siia show'le tulla. See oli lihtsalt nii hea. See oli for sure nagu selle aasta üks highlight'e. See oli lihtsalt nii naljak. Mul on kõik näolihased naermisest valusad. Reaalselt see oli lihtsalt nii hea. Appi. Ülilahe oli see, et seal oli
nendega kokku räägitud, et seal toimus üks proposal. Ehk siis tehti abieluettepanek laval. Oli ka nii, oh my god. Kogu see show oli lihtsalt nii hea, et lihtsalt üliväga soovitan minna, kui on võimalus minna. Meeldib Maxamini. Ja isegi kui sulle muidu stand-upi meeldib, sest ma ei ole muidu nagu kõige suurem stand-upide fänn. Aga kui sulle Maxamini meeldib ja isegi kui muidu stand-upide meeldib, siis ma räigelt täiega soovitan minna vaatama teda laivis. See on midagi nii naljakat. Ühesõnaga, mega rahule. Ma läksin, et ma oma lennupiletit muutsin ja ühesõnaga täiega soovitan. Tervitused Tallinnast. Käes on pühapäev ja üldse mitte hommik, vaid lausa õhtu. Kell on, ma ei tea, 6 midagi vist. Harjumatu, et siin riigis ka päike paistab. Mul on olnud väga rasked viimased 24H. Ühesõnaga siis long story short on see, et eile öösel ma natukene sain magada enne lendu, mis oli tore. Ma ei läinud ühe sõbraga välja ja siis oma sõbrannaga ma otsustasin koju jääda ja proovida magada natuke. Ja ma saingi tegelikult mingi 3 tundi magada enne lendu, mis on nagu mega tore, mis aitas kaasa. Aga siis, kui ma hakkasin ära tulema kodus, ma hakkasin kell 2 siis autoga nagu lennujaama poole sõitma. Ma jätan tavaliselt ära tulles auto nagu lennujaama lähedal asuvasse parklasse. Ja siis ootaks, et ma pean Tobi junni koristama. Jätan siis auto lennujaama parklasse, ma sõidan nagu autoga lennujaama tavaliselt. Nii on kõige soodsam minna tulla. Ja siis, kui mina panin äratuse kella 9, et kell 2 hakata sõitma ja viimased asjad kokku panna. Ja siis mul sõbrants jõudis ka koju täpselt sellel ajal. Ja ta oli nii kännis omadega. Et ta pani lasanje ahju, aga ta ei mäletanud, et ahju tööle pani. Ma sain sellest konkreetsest teost või sellest konkreetsest asjast nagu nii suure šoki, et nagu sa oled meie kodumaa põletanud peaaegu nagu. Ühesõnaga, see veits nagu lõi mind rivist välja või veits on nagu understatement, et see lõi mind väga palju rivist välja ja see mul on meeletu peavalu olnud eile ööst saati, sest ma olen siin nagu mõelnud mingitele asjadele ja ühesõnaga, aga lennujaamas ma ka väga mitte midagi ei filminud, mingi üksiku klipikese vist lennukist, sest et ma nägin sõbrantsi lennujaamas, kellega me oleme juba nagu mitu kuud üritanud nagu kokku rääkida, et me saame kokku ja leida seda aega ja panna paika, aga kuidagi ei ole õnnestunud ja siis me jäime rääkima ja kogu selle aja, kui ma ootasime seal Keitis, et ta oli muga samal lennul, et siis ühesõnaga ja siis lennujaamas rääkisin sõbrantsiga juttu kõik selle aja Keiti juures ja ma ei filminudki nagu mitte midagi. Rahvast oli suht vähe ja siis lennukis oli ka tegelikult mega tore. Üks naine nägi, et ma olen koeraga ja siis ta andis mulle oma siiti, et läks ise nagu taha ühe teise inimese kõrval istuma, mis oli vaba. Ja siis me saime Tobiga nagu istuda koos. Külm on. Mis oli mega tore, et lend läks hästi kiirelt ja ma olen tavaliselt see inimene, kes lennukis kunagi magada ei saa, nii et selles mõttes ma ei maganud seal, aga siis ma täna olengi terve päeva üritanud peavalust lahti saada ja maganud vahelduva eduga ja viisin ühe jagapaki siin posti, üks naine ostis ühe lõhnaäramut, mida ma ise ei kasuta
et selline natuke taastumise päev on täna olnud ja nüüd tulin Tobiga jalutama ja alguses, kui taas välja tulin, oli nii mõnus, aga nüüd on nagu nii kuidagi jahedaks läinud, et ma olen nüüd natukene nädala aja Tallinnas, Jabi. Ja siin mingid toredad kokkusaamised inimestega ja värki-särki ja siis vaatame, kuidas siin kõik läheb ja on. Võt, aga ilusat, mõnusat, toredat pühapäeva teile ja loodetavasti teie nädalavahetus on natukene parem olnud kui mul. Esmaspäev, uus nädal. New week, new me. Põhimõtteliselt see väide praegu ongi väga õige, sest et ma tunnen ennast nagu uuesti sündinud. Ma tegin peaaegu 12-tunnise une, mida ei ole juhtunud minuga aastaid, nagu aastaid. Ma olin nii tohutult sleep deprived, nii unepuuduses, nii magamata, nii... jah, ühesõnaga mu mental state oli horrid, nii et see uni oli meeletult vajalik. Ma magasin, läksin voodisse enne 9 õhtul, magama jäin juba mingi 9 ja ärkasin täna umbes 8:30. Nii et see oli kõik, mis ma vajasin. Vahepeal väike interruption oli, sest et ma unustasin kogemata oma eilse lennu äratuse peale, mis äratas mind kell 1 korraks. Aga that, siis see oli vajalik, see oli väga vajalik. Vot. Jau. Kell on saanud meil 3:30 ja väljas on väga külm. Väljas on 5 kraadi või 6 kraadi ja feels like näitas 0. Nii et ma istusin just autosse ja mul on pika varrukaga pluussin all, paks kampsun ja tagi. Mida kuradit? Väljas on mai, jah. Väljas on mai 1. nädal, jah. Anyway, ma suundun praegu Küüntesse oma maailma kõige nunnuma küüneingli Adelina juurde, kes on nagu best of the best of the best of the best. Nii et ma olen mega excited ja ma pean ütlema, et need küüned, mis ma viimati Ateenas tegin, selle vist oli Ukraina tüdruk tema juures, need on mega hästi vastu pidanud. Ma selle küüne kogemata lõin, nüüd mul juhtus, et mingi köögis midagi tegin ja ma lõin ta kuidagi või jäi kuhugi, et ühesõnaga siit natukene on lahti, aga kõik on nagu mega hästi vastu pidanud, lihtsalt nagu näha võib siis, eks ju, välja kasvanud. Aga nii, et ma arvan, et ma leidsin ka Ateenas endale väga hea tegija, kuna see, kes ma muidu tegi, Konstantina, tema läks suveks ära saarele tööle. Nii et, aga stardime Adelina juurde ja ma ei teagi, mis ma täna teen. Ma just saatsin laiali Instas oma sünnapeo kutse grupi chatis, nii et ja teemaks on Angels and Devils. Nii et ma arvan, et kuna mul praegu on punased, muidu ma teeks punased, aga kuna mul just olid punased, siis ma vist uuesti ei taha punaseid, aga nii et ma arvan, et ma teen midagi mustaga võib-olla seekord. Kunagi must. See oli nii näljaks, et kunagi must oli mul täielik statement värv, nagu keegi isegi küsinud, et mis värvi küüned me teeme, vaid alati oli nagu must ja must ja must ja must ja must nagu mingi aastaid järjest ikka nagu. Nii et vaatame, äkki täna siis teeme üle pika aja midagi mustaga. Mulle esimest korda elus, by the way, oli nüüd prantslane. Ma ei ole kunagi varem prantslast teinud ja ma ei mõtle siin nagu värvilise otsaga prantslast. Ma ei ole isegi nagu tavalist prantslast mitte kunagi elus teinud. Ma alati olen lasknud nagu värviga teha. Nagu üleni siis või mingi, mis iganes, aga prantslast mul ei ole kunagi olnud. Aga mulle täitsa meeldib see, sest et seda väljakasvu nagu ei saa nii palju aru, eks ju, kui selle värvi pealt, kui selle punase pealt on ju. Ma ei tea, võib-olla midagi mustaga samalaadset. Aga vaatame, ma olen mingid mõtted ära salvestanud. Aga Adelina üldiselt teab, et ma olen väga otsustusvõimetu.
ma arvan, see on paremaks läinud aastatega, aga ta ilmselt on näinud minu otsustusvõimetust päris palju aastate jooksul. Nii et ja, ühesõnaga, sõidame sinna ja kui kell ei oleks juba 3:30, siis ma tahaks kuskilt kohvi võtta, aga kuna kell on juba 3:30, siis ma ei võta, sest muidu ma ei jää öösel magama võib-olla ja unetust me enam ei taha. Unetust siin Tallinna aja jooksul ma lihtsalt ei saa endale lubada. Aga käime küüntes ära ja siis ma jõuan koju mingi, ma arvan, 6:30 ja siis on täpselt Topsteri õhtusöögi aeg, võib-olla enda õhtusöögi aeg ja täna õhtul mul on üks kõne ma nüüd ei ole kindel, see vist on UK ettevõte. Igatahes mul on üks töö/collab partnership kõne, ehk siis nende aja järgi kell 6, minu aja järgi kell 8. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb ja mis sellega saab. Ma ei tea sellest nagu super palju, aga igatahes nad otsivad travel disainerit, nagu üks ettevõte, kes otsib endale siis nagu partner travel disainerit, kes nende ettevõtte reise korraldab. Ma ei tea midagi tingimustest, ma ei väga briefly nendega telefonis vestlesin, küsisid, kas ma leiaksin aega, et nendega kõne teha. Ma ütlesin, et ikka leian aega nendega kõne teha, nii et täna õhtul siis see kõne toimub. Aga kõigepealt lähme Adelina juurde ja teeme küüned korda. Ja muidugi ma unustasin ära selle, et kui midagi on kuni 5 kilomeetri kaugusel Tallinnas, siis potentsiaalselt ma ei sõida sinna 25–45 minutit, vaid ma sõidan sinna 5 minutit. Ühesõnaga natukene ajaliselt panin pange ja jõudsin natuke liiga vara. Ja 15 minutit varem põhimõtteliselt. Aga ma olen praegu oma endises koduhuudis, sest 10 aastat ma elasin Kadriorus. Väga superägedad aastad olid siin. Ja Vesivärava korter oli mega tore. Ma armastan katusekortereid, see oli katusekorter ja peale seda ma kolisin Hispaaniasse katusekorterisse. Nii et nüüd see Kreeka korter on esimene, mis ei ole mul katusekorter. Which is weird. Aga ühesõnaga ma nüüd, ma ei tea, vastan telefonis mingitele sõnumitele, millele ma pole jõudnud vastata. Nii et kui, issand jumal, ma praegu jälgin seda, kuidas üks auto pargib nagu smart ja no ei saa hakkama ootega. Nii et jah, ühesõnaga, kui ei oska arvestada ajaga, siis tuleb aega parajaks teha. Teid rünnatakse tagantpoolt. Oi. Cheers! Praest või? Hi! Tere hommikust! Käes on, mis päev? Teisipäev. Tulin just hommiku walkilt Tobiga, õues on mega külm ilm. Õues on nagu ekstreemselt külm, nagu 11 kraadi näitab, aga nii suur tuul on lihtsalt väga-väga külm walki oli. Anyway, nüüd on plaan selline, et äkki hommikusöök endale ja Topsterile ja siis ma pean toimetama arvutis, ma vaatama üle kliendi reisikava, kes mais läheb reisile, kas kõik on ikka endine, kas kõik on nii nagu peab. Ja kui see tehtud saab, siis ma lähen
ühe sõbrantsi juurde ja vaatan tema beebit. Ma nägin viimati tema beebit, kui ta oli nädalane detsembris, nii et ühesõnaga selline plaan ja siis, kui ma tagasi tulen, siis ma pean veel ühe tööasjaga arvutis tegelema, nii et let's get this day rolling. Tšau! Mis päev täna on? Käisin sõbrantsi juures, mängisin ta beebiga, rääkisime juttu ja kuna ma juba Kristiines olin, siis käisin ka Kristiine keskusest läbi korra, vaatasin paari poodi ja otsida endale sünnipäevaks. Mul on siuke ettekujutus, et mul on peo teema on Two Twisted Sides, Angels and Devils ja siis ma sõbrannalt sain kõrvad või need sarved tähendab. Thanks, Minni. Ja siis ma sain hargi siit Krissu kostüümipoest, 290. Ja siis ma otsisin, mul on siuke vision, et ma tahaks musta blazer kleiti, aga ma ei leidnud seda kahjuks kuskilt. Vot, nii et jah, käisin siin, ostsin mingid vajalikke asju ära apteegist ja instrust, läätseid ja siis mõtlesin, et nüüd proovin lõpuks seda Lege Pirni Borjomit, mida Mallu vist kunagi kiitis või kuskilt see veel nagu vairaliks läks. See on hea, aga minu jaoks natukene liiga magus, et ma vist uuesti ei ostaks seda. Jah, et ühesõnaga, eks ma joonud ära, ma ostsin 2 tükki neid. Aga jah, teist korda ma ilmselt seda vist ei ostaks, aga võib-olla, aga mingi nagu miksina kuskile ta on hea, et võib-olla seguga äkki või mingi veinikokteili teha, et selleks ma arvan, ta on väga hea. Aga eraldi omaette minu jaoks ta on jah natukene liiga magus. Ma ei tea, mis siin need kogused on. Okei, suhkruid on 10,2 grammi, see ongi väga magus. Aga ta ei olegi maitsevesi selles mõttes, ta on ikkagi nagu Borjomi lemonade, nii et jah. Aga jah, suutsu liiga magus minu jaoks. Anyway, lähen nüüd koju, Topster on 6 tundi üksinda olnud, nii et käppelt koju ja siis tuleb kliendi reisikava üle vaadata veel lõpuni ja nii ongi. Tänane päev on läinud mega kiirelt ja mega toimekalt, nii et vot, lähme koju. Trenn on tehtud. Nii, tere kolmapäeva. Ma vist ei ole mitte midagi filminud täna. Aga ühesõnaga, tänane on siis olnud niimoodi, et hommikul toimetasin arvutis, nagu ikka. Siis ma võtsin endale eile õhtul selle 24/7 Fiti 3 päeva passi. Aga ma arvasin, et ma saan seda nagu äpis aktiveerida, mis päevast see 3 päeva kehtima hakkab, aga siis ei saanud, siis ta hakkas eilsest, kuigi ma võtsin selle nagu mingi 23:40, et obviously nagu selle ajaga me kuhugi ei jõua, aga siis ma kirjutasin enda customer support'i, et saaks selle ära muuta siis nagu kolmapäevast reedeni, mitte teisipäeva hilisööst neljapäevani ja õnneks said ära muuta, nii et ja ma lõpetasin nüüd trenni, tegin kiire 45-minutilise jalapäeva ja intervall kardio, nii et ja nüüd ma lähen koristan Tallinna korteri ära, sest seda korterit pole mitte keegi koristanud alates jõuludest, kui ma seal viimati olin. Nii et vot siuke plaan ja siis õhtul kell 7 saan Eveliga kokku, sõbrantsiga kokku, nii et packed on need Tallinna päevad siin, aga väga tore, väga mõnus. Nii et ühesõnaga, siuke värk siis. Ja minu jaoks on lihtsalt nii veider see padlocki või see, mis eesti keeles on see kandilise luku, nagu see tabaluku süsteem. Minu jaoks on nii harjumatu, ma unustasin ära selle. Mul ei ole seda.
ma vaatasin, et siit sai osta ka, aga ma ei hakanud, mõtlesin, et ma lihtsalt nagu hoidsin fingers crossed, et keegi ei varasta asju mu kapist ära. Ma panin selle plõksu nagu lihtsalt alla niimoodi ja lootsin, et keegi ei varasta ära mu AirPodside case'i ja autovõtmeid ja ei sõida mu autoga ära, nii et õnneks läks hästi. Vot, sest kodus mul siin Tallinnas on üks padlock, aga ma ei tea ta koodi, ehk siis ma ei saa seda lahti, ehk siis põhimõtteliselt ta lihtsalt on nagu seal ees. Anyway, lähme toimetama. Tere hommikust! Käes on neljapäev, kell on 8:25 hommikul. Mina ja Topster suundume hommikuwalkile ja mõtlesin, et lähen jalutan hommikuwalkil ühte oma lemmikkohta Rösti. Võtan sealt seda peekoni rosmariini pastel de natat ja kohvi. Et nii. Naljakas mõte, ma avastan ennast peaaegu iga päev. Ma olen nagu mingis mullis siin Tallinnas ja kui ma kõnnin või autoga sõidan, siis ma avastan ennast kogu aeg mõttelt, et Eesti numbrimärgiga auto on ees. Ja siis ma saan aru, ma olengi Eestis. Good stuff. Tere reedet. Käes on reede hommik. Kell on 8 läbi veidi. Ja legendaarne piibipupuring. Tänane plaan on nüüd selline, et kõigepealt ma lähen airemonti. Viin oma arvuti sinna, sest et ta on mälu täis söönud millestki, mis on adas ja ma ei tea, mis see täpselt on, mis failid need on, sest et mul nagu ei ole seal nii palju asju. Ühesõnaga viin arvuti sinna, siis lähen trenni, siis tulen koju tagasi. Enne kui ma arvuti sinna viin, ma pean ühe kliendi reisikava veel üle käima, vaatama, kellele ma tegin selle juba mitmeid kuid tagasi. Ehk siis veenduma, et kõik on nii nagu peab endiselt, kuna mais läheb tal nüüd reis. Ja siis ma tulen koju tagasi. Ma pean paaris poes käima, kuna mul on sünnipäeva pidu Ateenas 15. mai tulemas Angels and Devils teemaline. Nii et ma pean leidma paar asja veel selle jaoks. Topster uudistab. Ja siis õhtul me lähme tüdrukutega sööma. Ma nüüd ei mäleta, mis koht see oli, see oli mingi issand, 3 inimest soovitas seda. Vai, nai, vaga 2 korda mingit nime igatahes. Pidi mingi äge bänger koht olema, nii et lähme sinna. Et siuke suht tihe päev täna. Ma lihtsalt loodan, et ma saan arvuti kätte nagu pigem varem kui hiljem, sest mul on vaja teha arvutistaffi täna, mida ma ei saa homseks jätta. Aga ma ei taha seda ka liiga hilja sinna viia. Ma eile helistasin, siis leppisime kokku, et ma viin nagu 9 paiku hommikul, sest siis ma saan selle kindlasti täna tagasi. Nii et siuksed plaanid siis tänaseks. Ja siis ongi juba homne. Homme ma avastasin hiljuti ühe podcasti. Kirstordil on selle podcasti nimi.
ja ma olen ka sinna enda paar mingit story't saatnud, kuna mul neid story'sid Eestist eemal elamisest ikka jagub. Ja siis ma avastasin, et see tüdruk, see Kaisa, kes seda podcasti teeb, teeb mingi live ürituse Ärklis ja kuna Ärkel on katusekohviku aegadest mul juba aastaid üks full on lemmikkoht olnud. Nii et mõtlesin, et lähen sinna, kuna ma juba Eestis olen täpselt samal ajal, nii et nii tore. Käisin tõin praegu, sain just sõnumi, mu arvuti on valmis. Käisin tõin ta remondist ära ja nii tore on see, et 50 € vaesem küll, aga 100 giga mälu sai juurde ja mingi mega huvitav asi oli, et ühesõnaga seal oli olnud mingi programm, mis nagu salvestas ekraani kogu aeg ja ta sõi sellest ekraani recordingutest ennast nagu täis. Ja minu küsimus oli kohe nagu, kas see on mingi häkerduse teema, et kas nagu kuidas see võimalik on, et mina ei ole mingit siukest screen recordingu asja nagu tõmmanud sinna, et ütles, et ta ei oska kommenteerida, et võimalik. Et ma loodan, et mingid asjad, nagu ma olen igasugu nagu pangamakseid ja kõiki asju teinud, et ma ei tea, super saspi. Igatahes. Ja lisaks mul oli siis arvutis veel mingi 2016. aasta telefoni backup. Ma ei tea, mega veider, ühesõnaga ma vähemalt sai nagu 100 giga mälu juurde, mis on nagu mega kõva sõna, mis on super, sest et ta oli nagu nii, memory oli nii hull tal, et isegi Outlooki ja töömeili ja mitte midagi ei suutnud enam avada. Oli mingi, et Outlook is running in offline mode now, bla 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 bla. Nii et, ühesõnaga see sai korda. Ja kuna mul on kella aku, Apple Watch aku on ka jäänud mega nõrgaks, ma saan sisuliselt valida ainult, kas nagu ma träkin und või ma träkin hommikul trenni, siis ma küsisin ka selle kohta, et kas ma saan seda vahetada. Ja ütles, et saab, põhimõtteliselt saab uu aku panna, aga selle tellimine võtab 5 tööpäeva, mis tähendab, et see uus aku jõuab siia hiljem, kui mina juba olen tagasi Ateenas selle aja peale. Võt, nii et vähemalt arvutiga sai praegu jonksu ja siis ma olin nii kahe vahel, et kas võtta uus arvuti, aga ma ei tahtnud nagu mingit 80 € järelmaksu endale 8 aastaks kaela. Nii et ühesõnaga praegu sai nii ja selle üle on mul väga hea meel. Mul nagu täiega taaskord see rubriik, et usalda oma sisetunnet. Kas mul reaalselt sisetunne kunagi ei valeta ja mu sisetunne ütles täiega, et praegu ei ole veel nagu see aeg, kus uus arvuti võtta ja nagu uus järelmaks võtta kaela, et see ei ole veel see hetk. Nii et mega tore, sellega sai kõik jonksu. Ja nüüd ma kõnnin korra linna, ma lähen käin läbi, ta ütles, et Apple Watchi akut vahetab veel selline koht nagu mingi Mati mobiiliäri Viru juures. Nii et ma lähen kõnnin korra Virusse ja vaatan, kas nad saavad selle kihku-kähku ära teha. Ja lisaks ma tahan käia läbi Pull&Bearist, sest et mu lemmikteksad, mis mul jalas on, need on liiga suured, number suured mulle. Ja ma tahaks osta number väiksemaid, aga neid ei ole enam Ateenas kuskil. Ühesõnaga, ma lähen vaatan, kas siin Pull&Bearis on. Ja siis endiselt ma olen missioonil leida endale punane pintsak kuskilt. Nii et ma lähen vaatan ka mingid Perskad ja Stradivariused ja võib-olla isegi siin Kilomaxi. Vaatan need läbi, kas ma leian midagi, sest et sünnipäeva peo teema on Angels and Devils. Võt, aga siuksed toredad Nina Kaadri jutud teile siia. See ya!
neljapäeva hommikut. On aeg selle vlogi otsakesed kokku tõmmata. Siia vlogi on mahtunud päris palju asju seekord. Aga enne veel, kui ma seda teen, ma tahaks mainida seda, kui bänger koht oli eile õhtul see palju soovitatud Vesta Vesta. See koht ise on nagu äge, väljast ei saanud üldse aru, et kas nagu see ongi see või mingi suvaline puumaja, siuke silte ei ole. Aga seest mega lahe, kõik nagu see toolid, see lauakud, see baarilett seal on ja no need toidud. Ole nii vait. See veisetartar, see oli lihtsalt täielik maitsete plahvatus, see oli lihtsalt nagu see tikkis minu maitsemeelte bokse nagu 110-st, see sibulapirukas, need olid oivalised. Midagi nii head ei ole ma aastaid saanud, see oli lihtsalt võrratu. Me võtsime ka siia ceviche, aga see kahjuks minu maitsele ei olnud, sest seal oli ootamatult sees koriander ja kes mind vähegi teab, siis that is Satan's grass ja koriander võib minust 10 kilomeetrite kauguse kaarega mööda minna ja I'm super happy about it. Nii et jah, kahjuks see toit sai minu jaoks nagu, siia ceviche sai minu jaoks nagu ära rikutud sellega, et seal oli ootamatult koriander sees, aga veisetartar ja sibulapirukas, see oli lihtsalt nagu nii bänger ja nii tore õhtu oli. Täielik quality time ja hiljem tahtsime veel minna suhtebaari edasi ka, aga seal oli piletitasu mingi 14 € ja tundus suht pointless, nii et ma ei tea, ma ei ole üldse harjunud sellega, et kuskil on nagu mingi sissepääsutasu. Nii et sinna ei läinud, aga ma arvan, et siinkohal tõmbame selle vlogikese otsad kokku, tegelikult alustame kohe järgmisega, aga sellest juba järgmises videos. Täna õhtul ma lähen ühele üritusele. Aga sellest ma räägin juba järgnevas videos. Ma ei ole kunagi käinud sellisel üritusel ja mul tavaliselt ei ole ka võimalus minna, sest et ma ei ela Eestis. Aga ma arvan, ma loodan vähemalt, et see saab väga cool õhtu tulema. Nii et jah, sellest juba lähemalt järgmises videos. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot ja ma soovin sulle ilusat nädalavahetust. Bye!